Alguses tahtsin ma raha, sest alguses tahavad kõik raha. Eestlane on alati tahtnud rikkaks saada ja ma tegin raha, palju raha. 90-ndatel hakkasin tegema ja teen siiamaani. Noorest peast mõtlesin ma, et kui mul on kord raha, siis on mul kõik. Tegelikult on aga nii, et kui sul on raha, siis on sul raha. Aga mis see kõik on, see on hea küsimus. Ja eks ma vist uskusin seda ka, et kui mees teeb tööd ja näeb vaeva, siis tuleb ka armastus. Tööd mina tegin ja vaeva ma nägin, aga armastuse jaoks jäi aega vähe, sest et raha tahtis tegemist. Nüüd on mul aega justkui rohkem ja minu aastates hakkavad mõned asjad niikuinii natuke teistmoodi paistma. Mõni hakkab maratoni jooksma, mõni võtab noore naise ja saab temaga uue pesakonna lapsi. Mõni istub mitu nädalat pimedas ruumis, et peas valgus särama lööks. Mina hakkasin raamatuid lugema ja ma lugesin uuesti ka seda meest, kes ütles, et kui tööd teed ja vaeva näed, siis tuleb armastus. Aga teate, tegelikult on see lugu ikka vastupidi. Enne peab olema armastus, muidu ei ole mõtet seda tööd teha ja vaeva üldse näha. Ja vaat kui armastus on, siis pole töö ju vaev ja rikkus tuleb nagu rohkem iseenesest. Nii et kui ma saaksin uuesti alustada, siis paneksin ma armastuse esimesele kohale. Nüüd ma julgen juba oma naisele öelda ka, et armastan teda, vahel ta täitsa imestab kohe. Ja ma ütlen seda oma lastele ka, kes praegu välismaal karjääri teevad, sest kui nad väikesed olid, siis ma ei öelnud. Äkki nad panevad ometi mu lapselapsed Eesti kooli ja võib-olla tahab mõni lapselaps mu ettevõtted endale saada. Ja olgu siis nende olemine ja tegemine ja olgu neil sellest tegemisest rõõmu rohkem, kui mina seda tunda oskasin.